Minu nimi on Vaido ja see nädal on mul eriline nädal. Teisipäeval läks igavikku minu ema ja täpselt 7 nädalat varem teisipäeval me saatsime ta kiirabiga haiglasse suurte valudega ja sellel päeval ma juba teadsin, et oma maapealsesse koju ta tagasi ei tule. Ma tundsin seda täie selgusega ja seal oli prohvetlik sõna ka selle kohta, et enam Jumal võtab ta varsti ära. Täpselt 7 nädalat hiljem läks ta igavikku. Kogu selle 7 nädala jooksul 2 päeva jäi vahele, kui ma ei käinud teda haiglas vaatamas. Ja need olid toredad õhtud, me saime rääkida. Tõsi, 2 viimast nädalat tal oli ainult üks küsimus, miks Jumal mind veel ära ei ole viinud. Ta igatses väga ära. Ja täna ma ütlen sulle, noor inimene, kui sa siin oled, kui su vanemad on alles ja sul on see võimalus ja sa mõtled mõni õhtu, et kas minna oma vanematele külla või mitte või teha mõni tööjupp veel ära, siis mine külla. Mine külla, sellepärast, et täna on sul see võimalus veel. Nüüd siis, kui ta seal voodis lebas, siis ta oli tõine inimene, tegus inimene ja ta oli raske seal voodis olla ja ta igatses väga ära. Ja nendel viimastel päevadel eriti, kui tast väga palju enam järgi ei olnud, siis ma mõtlesin tegelikult, et mis siis järgi jääb. Siis, kui sa oled seal voodis ja siis, kui ei ole mingit tähtsust, mis autoga sa sõitsid, mis lõunad sa sõid, mis riideid sa kandsid, palju see pangaarvel raha on. Ja ma mõtlesin, et on 2 asja, mis siis on tähtsad. Üks on see, mis pärandi sa maha jätad. Ja mitte selle, mis sa pangakontole jätad, sest see kulub ära nii või naa või inflatsioon sööb selle ära. Mis vaimse pärandi sa maha jätad või millise needuse sa maha jätad. Ja teine asi, kuhu sa lähed, kas su suhe Jumalaga on korras või mitte. Need on 2 asja, mis tegelikult sellel hetkel määravad, kõik muu muutub pühkmeks. Täna ma küsin su käest, et eriti need, kes on võib-olla juba eakamad inimesed täna siin, millise pärandi sa maha jätad. Ja kui sa veel täna siin oled ja sa hingad või sa meid kaugelt vaatad, siis sa saad täna seda pärandit veel muuta. Kui see täna on needuse pärand, mida sa maha jätad, sa saad selle muuta koos Jumalaga õnnistuse pärandiks. Ja noortele ma ütlen tõesti seda sama, kui teil on võimalus, kasutage seda aega, veeta aega koos vanematega, sest mulle anti see võimalus, kõigil ei ole, mõnel läheb jala pealt ja Veikol läksid isa ja emaga lähestikku ja tal ei olnud võimalust nii palju enam niimoodi kokku saada, isa läks äkki. Aga kui see on võimalus, siis kasuta seda, sest täna ma saan öelda, mu käest küsitakse, et kuidas siis nagu on ja kuidas sa hakkama saad. Ja ma täna kodus mõtlesin, et huvitav, et kas ma ikka olen adekvaatne, et nii suur rahu on ja nii suur nagu rõõm on, et temal on nii hästi seal. Nagu tahaks näpistada ja küsida, et kas, vahel on nii, et sa võid ju olla nii suures šokis, et sa käitud ebaadekvaatselt, aga ma arvan, et see on rahu, mis Jumalalt on. Ma olen kasutanud neid võimalusi, ema kasutas neid võimalusi, mis tal oli. Ja ühel hetkel me võime öelda, kõik on väga hästi. Kasuta seda aega, mis sinu käes on. Amen.